See, mida võib-olla poliitikud ka suure pildi vaatamisel ei pane tähele, on see, et väga pikka aega Baltikum oli ju tegelikult nagu kultuurne aken 1/6 maailmast, eks ole. Et kui Euroopa investor tuli, tal oli mõistlik siin investeerida, siin midagi teha, tootmine käima panna, üritada seda kaupa siis müüa suurel, lõpmatul, põhjatul, küll ka metsikul Vene turul. Aga täna siin on ju raudne eesriie. Et kui me täna vaatame meie Euroopa kaarti, siis me peaksime tõmbama diagonaali, eks ole, vasakult ülevalt alla paremale ja voltima kaardi kokku, siis Eesti satub piltlikult öeldes Portugali kohale ja see ongi see vastus. Ega Portugal ju on Vana-Euroopa riikidest sisuliselt kõige väiksema elatusstandardi ja tasemega riik. Ega Portugalis ei ole ju midagi häda kliimal, see on 10 miljonit inimest, meiega võrreldes väga suur riik, turism on, kõik asjad on olemas, aga miks siis see on nii? Ja on olnud aastaid nii. Aga see on väga lihtne, sellepärast, et kui vanasti maailmakaubanduses oli Portugal nii-öelda Euroopa nurk, et kui laevad olid puust ja mehed olid rauast, siis sai esimese kalju külge köie panna, kui kaubaga tulid. Aga nüüd lähevad raudlaevad suht ja on Rotterdamis. Ja Portugal on vahelt välja jäänud.